Tere, mina olen Jaanus Ringmäe. Ja mina olen Kai Ringmäe. Ja me räägime täna asjadest, et kas see on himu või see on armastus. On selline pealkiri. Sest me eelmises saates ka me puudutasime seda, et himu on midagi, mis on tegelikult üks väga ohtlik asi, kui me anname talle maad. Sest et ta ütleb see, et me võime hävitada ennast järgides petlikke himusi. Himud on petlikud, sest et need himud on alati meie lihas. Võivad olla ka meie hinges, aga me peame teadma oma südames, mida Jumal räägib oma sõnas asjade kohta, sest et kui me järgime petlikke himusi, siis me jookseme hädasse ja me saame petetud ja tegelikult meie abielud võivad saada absoluutselt hävitatud. Sest et nendele himudele on vaja alati panna kontroll ja piir. Meie peaksime panema need piirid ja meie peaksime kontrollima tegelikult oma himude üle. Ja alati me peame mõtlema, et kas see asi, kuhu suunas ma olen tõmmatud või mida ma olen tõmmatud nii-öelda tegema või vaatama, kas see on hea, kas see on õige asi Jumala silmis, kas see viib mind rahu sisse, mida see toodab minu elus, sest et tihti on see, kui inimesed lasevad ennast mingisugustel himudel tõmmata ja vedada, nad tegelikult jõuavad lõpuks selleni, et nende süda mõistab tegelikult neid hukka, nad saavad aru, et nad on teinud midagi valesti, midagi pahasti, aga nad ei julge seda võib-olla isegi tunnistada. Ja nüüd nad kaevavad endale nii-öelda auku ja nad lähevad kogu aeg sügavamale auku ja nad enam mingil hetkel nad ei tea enam, kuidas ma sealt üldse välja saan. Ja tegelikult nad on lasknud oma himul ennast vedada kuhugi ja nad on avastanud lõpuks, et ma olen kohas, kus ma ei tahaks olla ja ma olen tegemas asju võib-olla, mida ma tegelikult kunagi arvanud, et ma võiks üldse teha. Ja sellepärast himu on üks väga ohtlik asi ja me peame kogu aeg jälgima ennast, et me ei laseks oma himudel ennast vedada. Amen. Ma loen 2. Saamuli raamatust 13. peatükist ja 1. salmist ühe pikema loo ja kus on näha tegelikult väga hästi, mis vahe on tegelikult just himul ja armastusel. Ja ütleb, pärast seda sündis järgmine lugu. Absalomil, Taaveti pojal, oli ilus õde Taamar nimi ja Amnon, Taaveti poeg, armastas teda. Amnon oli oma õe Taamari pärast nõnda õnnetu, et ta otse kui põdes, sest töö oli Neitsi ja Amnoni silmis näis olevat võimatu temaga midagi teha. Aga Amnonil oli sõber Joonadab nimi, Taaveti venna Simea poeg. Ja Joonadab oli väga tark mees, et see on võib-olla küsimärgi natuke. Ja see küsis temalt, mis pärast sa kuninga poeg oled igal hommikul nõnda norus? Kas sa ei tahaks mulle rääkida? Ja Amnon vastas temale, ma armastan Taamarit, oma venna Absalomi õde. Ja Joonadab ütles temale, heida voodisse ja tee ennast haigeks. Kui su isa tuleb sind vaatama, siis ütle temale, luba mu õde Taamar tuleb ja söödab mind leivaga ja valmistab mu silma ees rooga. Nõnda, et ma näen ja saan tema käest süüa. Ja Amnon heitiski maha ning tegi ennast haigeks. Ja kui kuningas tuli teda vaatama, siis ütles Amnon kuningale, luba mu õde Taamar tulla, et ta valmistaks mu silma ees paar kooki ja ma saaksin ta käest süüa. Ja Taavet läkitas sõna Taamarile ta kotta öeldes, mine ometi oma venna Amnoni kotta ja valmista temale rooga. Siis läks Taamar oma venna Amnoni kotta, kes oli maha heitnud ja võttis taigna, sõtkus ning valmistas ta silma ees koogid ja küpsetas need. Ja ta võttis panni ning tühjendas Amnoni nähes, aga too ei tahtnud süüa ja Amnon ütles, saatke kõik inimesed mu juurest välja. Ja kõik inimesed läksid ta juurest välja. Siis ütles Amnon Taamarile, too roog kambrisse, et ma saaksin sinu käest süüa. Ja Taamar võttis koogid, mis tal oli valmistanud ja viis kambrisse oma vennale Amnonile. Aga kui ta ulatas temale, et ta sööks, siis haaras ta temast kinni ja ütles temale, tule maga minu juures, mu õde. Aga ta ütles temale, ei mu vend, ära naera mind ära, sest Iisraelis ei tohi nõnda teha. Ära tee seda häbitegu. Ja mina, kuhu ma peaksin viima oma häbi,
sina ise oled siis ka nagu üks jõledaist Iisraelis. Aga räägi nüüd ometi kuningaga, sest ta ei keela mind sulle. Aga ta ei tahtnud kuulata tema häält, vaid sai tema üle võimuse, naeris tema ära ja magas tema juures. Seejärel aga vihkas Amnon teda hüpris suure vihaga nõnda, et viha, millega ta teda vihkas, oli suurem kui armastus, millega ta oli teda armastanud. Ja Amnon ütles temale, tõuse üles, mine ära. Aga ta vastas temale, kui sa mind välja ajad, siis on sul kuritegu suurem kui too teine, mis sa tegid mulle. Kuid ta ei tahtnud teda kuulata. Ta kutsus oma poisi, kes teda teenis ja ütles, ajage ta ometi välja minu juurest ja sule uks tema taga. Temal oli seljas pikk kirju röö, sest kuninga tütred, kes olid neitsid, kandsid seesuguseid üle kuubi ja teener saatis tema välja ning sulges ukse tema taga. Ja Taavar pani enesele tuhka pea peale ja käristas lõhki kirju röö, mis tal seljas oli, pani oma käe enesele pea peale ning läks kisendas lakkamata. Ja Absalom, tema vend, ütles talle, kas su vend Amnon oli sinu juures, aga nüüd mu õde vaiki, ta on ju sinu vend, ära võta seda asja südamesse ja nõnda jäi Taamar hüljatuna oma venna Absalomi kotta. Kui kuningas Taavet kuulis kõigist neist asjust, siis ta vihastas väga. Ja Absalom ei rääkinud Amnoniga ei halba ega head, sest Absalom vihkas Amnonit sellepärast, et ta oli oma õe ära naernud. Nüüd, see on üks sükene mingis mõttes väga kurb lugu ja väga ka süke tõsine lugu. Me näeme, ta mainib seda alguses, et ta niivõrd armastas teda ja ta oli nagu haige lausa sellest. Ja nüüd me näeme, kui see naine nüüd tema juures on ja talle seal süüa teeb, siis tegelikult siin ei ole armastusest enam juttu. Siin on tegemist tegelikult väga selge asjaga, on tegemist himuga. Ta näeb teda kui ühe himuobjektina. Ta näeb seda, et see on keegi, kellega ta tahab magada, kellega ta tahab seksuaalsuhtesse astuda. Tema standardid on kõik kadunud, mis on Jumala sõnas paika pandud. Me näeme isegi see naine, isegi toob need asjad välja. Ta lihtsalt eirab neid asju. Me näeme, et tema himu on teda juhtimas. Ja nüüd see on ka üks asi, mis meil küsib, et aga abielu kontekstis, mis meil sellega pistmist on. Me peame jälgima, et ka meid ei tohiks juhtida himu. Isegi oma naise vastu. Nüüd see peaks olema armastus, mis meid juhib. Ja see on asi, mis ka see maailm ajab segamini tegelikult selle. Mõni ütleb, et ma armastan seda inimest ja ma tahan, et ta oleks ka minuga koos ja ma tahaks ka temaga koos magada, sest ma ju armastan teda ja mõtlevad, et aga see ongi armastuse väljendus. Nüüd me peame aru saama, seks ei ole armastuse väljendus. Armastust väljendatakse oma suusõnadega, oma armastuse tegudega, aga see on asi, mis on küll abielus ka olemas, normaalne asi, aga iva on selles, et me ei tohi neid asju segamini ajada. Mis asi on himu ja mis asi on tõesti ka tõeline armastus. Nüüd sest me näeme pärast hiljem pöördub hoopis täiesti vihkamiseks ja tema emotsioonid on hoopis teistpidi pööratud. Ja kogu see asi tegelikult on üks emotsionaalselt tohutu haiget saamine ka selle naise jaoks ilmselgelt ja me näeme ka see mees tegelikult on see, kes saab väga hiljem tegelikult see lõpeb temaga see, et ta isegi korraldatakse tema surm tegelikult, kui see keegi loeb seda lugu edasi. Aga me näeme just, et see asi on väga tõsine tegelikult. Nii et see ongi see asi, et me peame mõtlema, mis meid on taga ajamas, mis meid on juhtimas ja see maailm kahjuks on juhitud sageli himudes ja peavad seda tegelikult armastuseks. Me peame väga seda eristama. Armastus ei tee oma ligimisele kurja. Armastus tahab teisele teha head ja meil on armastuse kohta päris pikalt piiblis kirjutatud, mismoodi ta tegutseb ja käitub. Ja see on see, mis peaks meid motiveerima, mis puutub ka üldse seksuaalsuhtes kui sellises kontekstis. Et see on üks väga oluline alus tegelikult selle asja juures. Ja selles mõttes see lugu toob väga hästi välja selle ka, millest me rääkisime, et kui oluline on see, millele me mõtleme. Sest me näeme seda, et tegelikult see Amnon, ta lasi oma mõtetel minna kuhugi, kuhu ta ei oleks tohtinud lasta minna. Sest jälle, kui me hakkame midagi himustama, mida tegelikult Jumal on meile keelanud, siis me ei tohi isegi lasta oma mõtetel sinna minna.
see ei ole koht, kuhu lasta, sest et jälle himu hakkab meid vedama ja lõpuks me teeme ka midagi, mis tegelikult nagu selles loos ka, ta toodab valu, ta toodab ahastust, selle naise elu oli tegelikult rikutud tollel ajal. Nüüd ma toon võib-olla ühe asja siia sisse, mis tekitab kindlasti paljudes väga palju küsimusi ja hämmastust. Aga see väide, et kas seks on vajadus inimese elus? Ja ma kohe vastaksin sellele, ei ole. Selles mõttes ta ei ole eluline vajadus. Ta ei ole selline vajadus nagu söömine või joomine või õhu hingamine. Sest et väga, ma olen kuulnud seda, et inimesed ütlevad, et seks on samamoodi vaja nagu sööki või jooki või õhku hingata. Ei ole. Me saame väga hästi ilma selleta hakkama. Ja jälle, piibel ütleb ka väga selgelt, et me peaksime alati leidma 2 või 3 kirjakohta, mis mingisugust väidet kinnitavad. Ja. Nüüd lähme vaatame Matteuse 1. peatüki. Ja ma loen siin, ta räägib siin siis Jeesuse emast Maariast ja siis Joosepist, tema mehest. Ja ma loen 23. salmist, ta ütleb nii: enne neitsi saab käima peale ning toob poja ilmale ja temale peab pandama nimeks Immanuel. See on meie keeli Jumal meiega. Kui Joosep unest ärkas, siis ta tegi nõnda, kuidas issanda ingel teda oli käskinud ning võttis oma naise enese juurde. Nüüd laiendatud tõlge toob välja, et ta võttis ta enda kõrvale kui oma naise. See tähendab seda, me võiks öelda, nad magasid ühes voodis. Ta võttis ta oma kõrvale nagu oma naise ja ütleb, aga ega puutunud temasse enne, kui ta oli ilmale toonud poja ja ta pani temale nimeks Jeesus. Ja me näeme siin, et me võime öelda seda, et Joosep oli üks austusväärne mees. Ta austas seda, mida Jumal oli teinud tegelikult Maaria elus. Maaria oli nii-öelda saanud siis jäänud nii-öelda lapseootele. Ta ütleb, et püha vaim tuleb sinu üle, eks ole, ja sa jääd lapseootele, ingel ütles siis Maariale. Et see oli üleloomulik nii-öelda siis võiks öelda viljastumine. See ei olnud loomulik, see ei olnud mehe ja naise vaheline, vaid see oli üleloomulik. Ja nüüd Joosep austas seda nii palju, et kõik see 9 kuud, kui Maaria kandis Jeesust, enne kui ta sündis, ta ütleb, et Joosep ei puutunud temasse, kuigi ta võttis tema enese juurde nagu oma naise. See tähendab seda, et seks ei ole selline vajadus, isegi mitte meestele, nagu söömine, joomine või õhu hingamine. Jumal on selle eest hoolitsenud. Ta on meie ihu tegelikult pannud teatud viisi toimima, et me saame sellega hakkama. Nüüd, kui me mõtleme Pauluse peale, Paulus kui see vägev apostel, tolle aja võiks öelda üks vägevam apostel, Paulus ei olnud abielus, Paulus oli vallaline. Ja ta isegi kirjutab 1. Korintuse kirjas on terve peatükk, kus ta räägib abielu asjadest ja ka seksuaalsuhtest. Ja ta õpetas nendest asjadest, ometigi ta oli ise vallaline. Ja selles samas peatükis ta tegelikult ütleb ka teistele, et ma tahaksin, et te kõik oleksite nagu mina. Rääkides abielust ja seksuaalsuhetest, kuigi tol ajal see oli see ka, et nad olid taga kiusatud ja nad ei teadnud, kas võib-olla mul lüüakse homme pea maha. Et selles kontekstis ta ütles seda, et teile on lihtsam, kui te ei abiellu, sest et sa ei tea, mis sinuga homme võib juhtuda. Aga ta ütles ka, et kui nii-öelda sa ei saa hakkama sellega nii-öelda üksi olles, siis sa ei tee pattu abiellu, loomulikult see ei ole pattu tegemine, et abielluda. Aga Paulus näitab seda ka, et seksuaalsuhe ei ole tegelikult selline vajadus otseselt inimesele, et ta ei saaks ilma selleta elada või hakkama. Ja. Nüüd, kui me mõtleme jälle isegi Jeesus enda peale, Jeesus elas 30 aastaselt, ütleme, ta astus nii-öelda siis teenimistöösse ja ta oli siis 3 aastat, kui ta täitis Jumala kutse ja selle osa, mis oli tema teha, kandis meie patud ja kogu needuse risti puhul. Ja Jeesus oli vallaline. Jeesus kunagi ei abiellunud. Ja kui see oleks olnud selline vajadus, ilma milleta üks meesterahvas elada ei saa, siis Jeesus oleks abiellunud. Ta ei teinud seda.
See ei ole, tähendab, me peame tooma selle siia sisse, et seksuaalteemad on väga-väga kõvasti üle võimendatud tänapäeval. Nendele on antud liiga palju tähelepanu, kui peaks andma. Ja sellepärast ka inimesed on nii suurtes jamades, sellepärast, et meie mõtteviisid ja meie käitumised ja suhtumised asjadesse, see on täis seda. See on täis seda, mida see maailm tahab meisse toppida, seda üle seksualiseerimist. Ja me peame sellest lahti saama oma kristlikus elus. Amen. Sest et Jumal näeb neid asju hoopis teistmoodi. Sest et mitte miski tegelikult ei tohiks saada meie jaoks olulisemaks kui Jumal. Ja mõnede inimeste jaoks võib saada isegi selline asi nagu seksuaalne suhe olulisemaks kui Jumal. Et nad mõtlevad, et ma ei tea, ma siit kogudusest nagu ei leia endale kedagi, aga ma tahan endale kedagi leida ja mul on vaja kedagi leida, sest et ma tahan seda elu elada ja ma tahan abielus olla. Ja nad lähevad ja nad leiavad kellegi, aga maailmast. Ja nad lähevad tegelikult Jumala juurest ära sellepärast, et saada midagi, milles jälle nende himu ja tahtmine veab. See ei ole seda väärt. See ei ole seda väärt. Me oleme näinud seda jälle, kui inimene laseb enda himudel ennast vedada ja ta tegelikult astub üle sellest, mida Jumal on pannud ta südamesse ja ta ei järgi Jumala vaimu nendes asjades. Ta võib abielluda täiesti vale inimesega ja ta võib saada nii-öelda selle kätte, mida ta on tahtnud, saada kätte selle abikaasa kellegi. Aga ometigi see abielu mõne aasta pärast läheb alla mäge, asjad ei ole nii, nagu ta on mõelnud ja igatsenud ja tahtnud. Ja tavaliselt me oleme näinud, see asi läheb lõhki nii või naa, varem või hiljem. Nii et tegelikult sellest ei ole mitte mingisugust kasu, kui me laseme oma himudel ennast vedada. Parem on see, et me tegelikult ikkagi järgime Jumala vaimu ja me usaldame Jumalat nendes asjades. Amen. Sest et seks ei ole tähtsam kui Jumal. Mitte kunagi ei tohiks olla. Amen. Ma toon ühe loo Vanast testamendist sellisest mehest nagu Hetiit uurija. Nüüd selle loo taust on veel ka väga huvitav tegelikult. See oli siis nüüd selle naise mees, kellega Taavet oli maganud. Ja ta oli tegelikult siis võtnud seda näinud seal kuskil pesemas ja lasi ta enda juurde tulla. Patseba ja ta magas temaga ja tegelikult see naine jäi lapsehootele. Nüüd ta üritab oma pattu peita ja tuua selle mehe nii-öelda siis koju ja korraldada ta siis oma naise juurde voodisse, et jääks mulje, nagu see oleks siis see laps, kes sünnib, et see oleks siis nende laps. Ja nüüd vaatame seda situatsiooni. Teine Saamueli 11.6 ütleb. Siis Taavet läkitas Joabile sõna. Saada Hetiit uurija minu juurde. Ja Joab saatis uurija Taaveti juurde. Ja kui uurija tuli tema juurde, küsis Taavet, kuidas Joabi ja rahva käsi käib ja kuidas on lugu sõjaga. Ja Taavet ütles uurijale, mine alla oma kotta ja pese jalgu. Uurija läks kuningakojast välja ja temale järgnes kuninga kingitus. Aga uurija heitis magama kuningaja ukse ette kõigi oma isanate sulaste seltsi ega läinud alla oma kotta. Kui Taavetile teatati ja öeldi, uurija ei olegi läinud oma kotta, siis Taavet küsis uurijalt, eks sa ole tulnud teekonnalt, mis pärast sa siis ei ole läinud oma kotta. Aga uurija vastas Taavetile, laegas ning Iisrael ja Juuda asuvad telkides ja mu isand Joab ja mu isanda sulased on väljas leeris. Kas mina peaksin siis minema oma kotta sööma ja jooma ja magama oma naisega? Me näeme, millele ta viitab siin väga selgelt. Nii tõesti, kui sa elad ja nii tõesti, kui su hing elab, ma ei tee seda mitte. Nii me näeme, sellel mehel on üks väga huvitav hoiak. Mis see hoiak on? Tegelikult see on austuse hoiak teiste suhtes, kes olid temaga koos sõjas, kes olid ka selles samas situatsioonis ja ta ei saa, nagu öeldakse, lubada enesele sellist asja, et mina võin siis nüüd minna ja siis on magada oma naisega. Ja millele see ka viitab samas jälle selle samal teemal, millest sa alustasid,
et seks ei ole vajadus. Ja ta oskab ennast talitseda ja panna selles situatsioonis kohta, et nagu öeldakse, ta ei anna sellele tõmbele järgi. Sest et tema jaoks seesama austav hoiak oli palju olulisem. Ja nüüd me näeme, Taavet üritab temaga teda veelgi rohkem edasi mängida sellesse juurde. Ja siis me näeme siis 12 salm. Taavet ütles Uurijale, jää siis veel täna siia ja homme ma saadan su ära. Ja Uurija jäi Jeruusalemma selleks järgmiseks päevaks. Ja Taavet kutsus teda, ta sõi ja jõi tema juures ja ta jootis tema purju. Aga õhtul ta läks magama oma asemele ühes oma isanda sulastega ega läinud mitte alla oma kotta. Me näeme, ta mängib temaga isegi sellesse tasemesse, kus ta on isegi purju joodetud ja me näeme, tal ikkagi säilib see õige suhtumine ja hoiak. Nüüd see räägib seda, et nagu ta andis võib-olla kuskil kohas järgi küll, nagu öeldakse, aga sellegi koolest see standard jäi tema jaoks paika. Ja me näeme, kuidas see on tegelikult üks auväärne mees. Ja me näeme tegelikult hiljem muidugi Taavet, tema patt saab paljastatud ja kahjuks ta küll korraldab seda, et see mees saab surma sõjas. Aga sellegi poolest me näeme just seda sama mentaliteeti, et nagu öeldakse, tema jaoks olid õiged hoiakud ja suhtumised olulisemad kui seks. Ja see on asi, mis peab olema ka kristlaste jaoks õigesse balanssi keeratud. Ka isegi abielu kontekstis. Võib olla tähest situatsioone ja olukordi, kus räägime siis näiteks just naise ja mehe vaatenurgast, kus naisel mingil põhjusel ei ole võimalik seksuaalsuhtes olla. On see siis kas või tervislikel põhjustel või mingisugusel muul situatsioonis, siis mees ei ole see, kes nagu öeldakse, ütleb, et mina pean lihtsalt selle saama ja mis iganes. Ja see on armastuse hoiak on tegelikult see, mis peaks olema üle sellest füüsilisest tõmbest või soovist või tahtmisest. Ja me näeme, kuidas siin ka see sama õige suhtumine oli see, mis oli tema jaoks standard ja see, mis oli kõik nagu pani konkreetselt ka paika. Ja jälle, selles loos on jälle näha seda, et Taavet vaatas midagi, mida ta ei oleks tohtinud vaadata. Ja sellest see kõik algab, et kui kristlased ka, nad lasevad nii-öelda sellel himul hakata ennast vedama, et nad vaatavad midagi, mida nad ei tohiks vaadata. Nüüd, kui sa satud nii-öelda jamasse, see oma viga, paranda meelt, sest et sa lasid sellel himul ennast vedada ja Taavetil oli samamoodi, ta oleks pidanud kohe kas sealt lahkuma sellest kohast, panema silmad kinni, vaatama mujale ja me näeme, kuidas lihtsalt üks selline enda mitte taltsutamine selles hetkes tegelikult maksis ühe mehele elu ja sellele, et ta naine nii-öelda siis sai siis teise mehe naiseks, eks ole. Et jumalat kurvastavad sellised asjad. Et me peame mõtlema sellele, et ka kristlased, me peame mõtlema selle peale, et miks Jumal paneb rõhku selle peale, et mees ja naine peaksid olema kokku liimitud. See ühtsus nii hinges kui ka ihus on just oluline see, et meie silmad ja meie mõtted ei uitaks ära oma abikaasa juurest kellegi teise juurde, sest et see on ohtlik. Kui me hakkame mängima selliste asjadega, siis me satume jamasse ja hädasse. Miks? Sest et me ei ole kuulanud Jumalat. Jumal ütleb, et me hoiaksime oma abikaasa poole, et me peaksime teda kalliks ja otsiksime seda lähedust temaga. Ja mitte kellegi teisega. See on väga ohtlik, kui me hakkame mängima selliste asjadega ja meie pilgud maanduvad kellegi teise peal ja võib-olla me laseme oma emotsioonidel kuidagi saada äratatud kellegi teise suhtes kui oma abikaasa suhtes. Me oleme juba valele teele astunud ja me peaksime kohe parandama meelt ja panema need asjad korda, enne kui see asi läheb suureks ja jamaks. Me peame märkama neid asju, mis toimub meie kahe kõrva vahel. See algab tegelikult mõtetest, see algab sellest, et me midagi näeme, paneme tähele ja nüüd me hakkame mõtlema selle peale. Ma loen Efeslaste kirjast ja 5. peatükist ja 25. salmist ütleb nii: mehed, armastage oma naisi. Nõnda nagu ka Kristus on armastanud kogudust ja andnud iseenese tema eest. Nüüd me näeme seda, et Jumal ütleb seda, et mehed peaksid armastama oma naisi nii nagu Kristus armastas kogudust. Ja tegelikult see abielu ja mehe-naise suhe on võrreldud piiblis issanda ja tema kogudusega.
et mees esindab kui issandat ja naine esindab kui kogudust. Ja alati, kui meil on küsimused abielu suhtes, me peaks mõtlema, kuidas Kristus nii-öelda suhtub kogudusse ja käib temaga ümber või kuidas kogudus suhtub Kristusesse ja käib temaga ümber, sest selles suhtes, Kristuse ja koguduse suhtes on peidus kõik vastused abielule. Ja ütleb, et ta peaks siis armastama nõnda, kui ka Kristus on armastanud kogudust ja andnud iseenese tema eest. Me näeme jälle seda, see armastus on, mis see annab iseennast. Armastus kunagi ei nõua iseenese oma, vaid ta alati tahab anda. On andnud iseenese tema eest, et teda pühitseda, pestes puhtaks vee pesemisega sõna sees ja seada enese ette kogudus austatuna. Me näeme seda, et see, kuidas mees peaks naisega ümber käima, see on see, et Piibel räägib ka sellest, et naine on tegelikult, ta peegeldab meest teistele. See tähendab seda, et mees peaks otsima seda, et tema naine oleks austatud, et tema naisel läheks hästi, et tema naine näeks hea välja. Miks? Sest et ta peegeldab teda ennast tegelikult. Sest nad on üks üksus. Nii, et tal ei oleks laiku ega kortsu ega muud selle sarnast, vaid et oleks püha ja laitmatu. Nõnda peavad mehedki omi naisi jälle armastama nagu iseenese ihu. Ja me näeme ka, sest et meie oleme Kristuse ihu. Tema armastab oma ihu. Amen, kogudust. Mees peaks armastama oma naist nagu oma ihu. Amen. Kogudus on Kristuse ihu. Kristus kannab hoolt oma koguduse eest. Kristus armastab oma kogudust jäägitult. Ja Jumal kutsub mehi armastama oma naisi täpselt samasugusel viisil. Ja see on väga oluline rõhutada oma naisi. Mitte kedagi teist, aga oma naist. Ja ta ütleb, et sest ükski ei ole iialgi vihanud iseenese liha, vaid igaüks toidab ja hoiab seda nõnda nagu ka issand kogudust. Nii et me näeme seda, et Jeesus ta hoiab, ta toidab, ta kaitseb oma kogudust, ta armastab üdini oma kogudust, teeb kõik ainult, et saaks teha midagi head oma kogudusele. Ja mees peaks tegelikult oma naisele samamoodi tahtma teha head. See tähendab seda, et mees, nagu sa ka tõid välja, mees ei tohiks nõuda naise käest, isegi mitte seksuaalsuhet, kui naine ei ole selleks valmis. Või tal on tõesti, on tal mingi füüsiline probleem või on tervisejamad või mis iganes, siis mees ei saa talt seda nõuda. Sest et abielus tegelikult me ei tohiks kunagi üksteiselt midagi nõuda. Sest armastus mitte kunagi ei nõua. Armastus alati tahab anda. Ja sellepärast väga paljud nagu jooksevad kraavi asjadega, sest et nad tulevad juba abiellu vale mõttelaadiga ja vale mõtlemisega. Väga paljud abielluvad just sellepärast, et nad saavad aru sellest asjast, et seksuaalsuhe väljaspool abielu on vale ja patt. Nad saavad sellest aru. Aga nüüd nende mõtteviis on see, et okei, ma tahan nüüd leida kellegi, kellega ma saaks abielluda, et ma saaks legaalselt olla seksuaalsuhtes. Ja see on absoluutselt vale alus, miks abielluda. Me peaks abielluma sellepärast, et Jumal ütleb, et see on see õige inimesega, kellega mina tahan, et sa abiellud. Sest et selle inimesega koos on nii-öelda minu plaan ja minu tahe ja minu tee ja minu viisid. Ja see peaks olema alus, miks abielluda, mitte seksuaalsuhe. Nii et paneme tähele, mis käib meie kahe kõrval vahel ringi, et me mõtleksime Jumala mõtteid ja me ei laseks ennast tõmmata himudel valesse suunda.